tere! Ma tahan sinuga jagada täna ühte perekonnasüsteemi programmi ja see on äramineku programm. See äramineku programm võib koosneda väga erinevatest kohtadest. Näiteks alkohol ja narkootikumid. See tähendab seda, et kui inimene on valinud selle tee, see alateadlikult on otsus minna surma. See tähendab seda, et ma liigun aeglaselt, väga aeglaselt selles suunas. Siis on üks võimalus veel, et ma lähen endasse, ma sulgun enda sisse, ma eraldan ennast välismaailmast. Depressiooni näol näiteks, see on samamoodi üks äramineku programmidest. Ja see võib olla nii tugev, kuni ma teen otsuse, et ma lahkun siit elust. Sest see ühendus maailmaga on täielikult katkestatud. Siis ma võin minna töökohustustesse. Ma sukeldun sinna nii tugevalt, et kogu maailm ei oma minu jaoks mingit muud tähtsust, vaid minul esikohal on ainult töö. Ma töötan nii palju ja nii tugevalt, et selle all võib kannatada pere, tervis ja mis iganes. Ja siit tulebki veel üks äramineku programm. Haigused. Öeldakse, et haigused on väga suur suguvõsa osa. See peegeldus sellest, mis on toimunud meie suguvõsades. Ja kui sinna nagu lähemalt vaadata, siis tegelikult haigus on ka äraminek. Kui seal on, ma ei räägi siin mingisugusest sellisest kergest viirusest või köhast, vaid ma räägin sellest, kellel on ikkagi selline tõsine terviseprobleem, mis võib lõppeda surmaga. Nii et see on samamoodi üks äramineku programmide osa. Ja üks huvitav koht on veel, see on see, et ma liigun perekonna juurest ära. See on ka üks äramineku programmi osa. Ja on inimesi, kes liiguvad mitmetest perekondadest ära mingitel põhjustel, isegi mõnikord väga arusaamatutel põhjustel. Ja kui me seda äramineku programmi nagu vaatame, siis me võime liikuda oma elu jooksul ühest äraminekust teise. Näiteks ma liigun perekonna juurest ära, siis ma uputan ennast alkoholi, siis ma võib-olla tõusen sealt kuidagi ikkagi üles, siis ma liigun töösse. Me võime väga nende erinevate programmide vahel liikuda. Nii et hea on seda endale teadvustada ja vaadata, kas minu lähedastest keegi ei ole selles äramineku programmis. Võib-olla mind ennast puudutab seal mõni koht. Nii et see teadlikkuse tõstmine ja selle nägemine on üks väga-väga olulisi kohti. Nii et lihtsalt rohkem teadlikkust ja juhendust sinu endani.